Mäletate, kui tuli turule uus Ford Ranger, mis hakkas palju rohkem meenutama oma põlissugulast F-150. No siis meil oli ainult üks küsimus, millal Hilux sa ka nüüd järele jõuad ja hakkad tõeliselt meenutama Euroopa rahvale ka ikkagi tõelist Ameerika vabaduskangelast Toyota Tundrat. Ja nüüd ongi uue põlvkonna Hilux kohal. Näeb ta välja nii raju, et isegi Tundra selle kõrval kahjatub. Mis asja? See polnud õige Hilux. Hoopis see on õige uus Hilux või? Jumal küll. Tõmmake talle see ilusam kott pähe. Peab selle saatega kuidagi ühele poole saama. Tere tulemast taas kord kaasa elama naistuksele proovisõidule. Uue põlvkonna Toyota Hilux näeb paraku endiselt välja nagu selline pehmolik ehitusjärelevalve sõiduk võrreldes ikkagi uued Ford Rangeriga. See on tegemist juba tema 9. põlvkonnaga ja kui autoajaloos on kõige vägevamad tegijad olnud need, kellel on olnud 12 või 13 põlvkonda, siis Hilux on sinna poole teel. Igal juhul anda küll disainilt täiesti uus ja eest meenutab ta tõelist lahinguks valmistavat sumomaadlejat, kuid enamik tema kerepaneele ja tehnikat ja platvorm on täiesti vana hea või vana halb. Uued LED täis esituled on tal olemas ja taga sinna kasti mahub talle asju, mille pikkus on üle 1,5 meetri. Ja euroalus sinna paraku endiselt ära ei mahu. Tagaistujatel jala ja pearuumi ei ole rikkalikult. Interiöör on muutunud võrreldes vana mudeliga palju paremiks. Kõige parem on seal see, et pole enam juuraajastust pärit paneeli, vaid korralik 12,5-tolline multimeediasüsteem, juhtmevaba Android Auto, Apple CarPlay ühendusvõimalustega eraldi paneel kliimapaneeli jaoks, seda all on olemas diferentsiaalilukud, veojõukontrolli lukk, aga kui sul on manuaalgeokastiga mudel, siis saad sa neid nuppe pidevalt vajutada, sest et käiguvalits läheb sinna pidevalt vastu. Materjalid on tal endiselt üsnagi head, isegi olemas tal rajaabiline standardvarustuses pimeda nurga monitor, esimesed istmesoojendused, kuid need on ainult ühes astmes ja ka roolisoojendus on olemas. Aga oleme ausad, iga temaga sõitja sõidab ikkagi tugevate hinnastega ja ega sellel pole jõudu ega otsimist sealt mingit nuppe kuidagi erilisemalt vajutada. Läheb mingi funktsioon sisse, siis läheb ja kui ei lähe, ju siis ei pidanud minema. Veojõud pole tal muutunud, endiselt suudab ta vedada 3,5 tunnist taagist ehk nii palju kui euro eeskirjad üldsegi lubada võivad. Mootoriruumist on ära kadunud 2,4 liitrine diiselmootori ja alles on sinna jäänud ainult 2,8 liitrine vana hea 4-silindriline turbodiisel, millest pole muutunud mitte midagi. See annab endiselt 150 kilovatti ehk 201 hobujõudu, küll on aga talle juurde krõvitud kerghübriidajam. Hinnad algavad tal 43 900 eurost. Uus Hilux. Ütleme nii kaua, kuni üheltki keelatult internetilehekülgede pealt mõnda vormikat Tundratki silma, siis ajab Hilux täiesti asja ära. Selline oli sellekordne naistuksele proovisõit ja meie teiega kohtume juba nädala pärast, seniks kohtumiseni ja liigel ikka turvaliselt. For my machine.